Tere! Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. See on nii-öelda nullosa ehk siis väike sissejuhatus sellele, miks ma üldse seda taskuhäälingut teen, mis me siin teeme, kuhu edasi liigume ja nii edasi ja miks see mõte üldse ka sündis kõik. Ma olen ema, ma olen muusik, võib-olla inimesed, kes mind teavadki läbi siis erinevate bändide ja lavalaudade ja lisaks sellele ma olen veel arengutreener viimased siis 5 aastat, mis sai alguse minu enda läbipõlemisest, millest te ka kindlasti kuulete siin saadete vältel ja ma olen ettevõtja. Ja loomult võib olla, et kui need on rollid, kes ma olen siis või mis ma teen tööalaselt, siis ma võin öelda, et ma olen selline mässaja ja avastaja. Mulle meeldib katsetada erinevaid asju, mulle meeldib uurida, ma olen väga kirglik aju teemal, harjumuste teemal. Et kui ma ütlesin ka, et ma töötan arengutreenerina, siis minu fookuses on just harjumused, et kuidas elus harjumusi muuta, kuidas neid järjepidevalt muuta ja hoida ja kuidas ka oma aju toetada, sest sealt saab väga palju, sealt saab kõik alguse. Ja miks me teeme seda podcasti siis? Mul on väike spikker ka siin ees, et see jutt ei läheks liiga pikaks, sest ma võin väga palju rääkida. Miks me teeme seda podcasti? Sellepärast. Esiteks, kõigepealt 6 aastat tagasi, kui ma ootasin oma esimest last, siis mulle see oli nii kosmiline kogemus, et ma mõtlesin, ma pean sellest raamatu kirjutama, sest ainult ja mina olen rase ja tunnen neid tundeid. No jäi täpselt 1 lehekülg pikk see raamat ja edasi ma seda ei teinud. Siis tuli minu ellu enesearengu teema, kui ma läbi põlesin ja hakkasin endaga tegelema ja minu jaoks oli see selline plahvatus, et mõtlesin, et kõik inimesed peavad nendest teemadest teada saama, ma pean sellest kirjutama. Jälle kirjutasin vist 1 lehekülje ja sinna see jäi. Siis umbes 1,5 aastat tagasi ma olin Iisraelis reisil, ennem kui seal sõda hakkas ja sain aru, et issand, kui palju asju ma teen enda mugavustsoonist väljas ja kui äge oleks inimesi inspireerida sellel teel ja mõtlesin, et kirjutan raamatu. Ma ei teinud seda. Ja nüüd, ütleme niimoodi 8 kuud tagasi, ehk siis 2024 aasta maikuus ma olin üksi Keri saarel, Saarevaht. Ja ma rääkisin läbi siis veebi ühe tuttavaga juttu ja rääkisin, et ma olen seal saarel ja üks välismaalane oli see. Et ütles, et vau, et kas sa pole mõtelnud raamatu kirjutamise peale? Ja siis mõtlesin, jälle tuleb see teema ülesse. Mõtlesin, okei. Ma proovin selle jälle ette võtta ja kui ma sellele olin mõtelnud niimoodi paar tundi, siis ma sain aru, et ei, ma ei viitsi. Ma ei viitsi istuda selle arvuti taga ja kirjutada, mul on nii palju mõtteid, nii palju teemasid, ma ei suuda neid kuidagi fokusseerida nii edasi. Aga siis ma olen ise seda usku, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, et mitte ei ole probleemid, vaid on heas mõttes väljakutsed ja on enda proovile panekud ja ma kutsusin ühe inimese kampa, Liis Auväärt, kes siis koos minuga on seda raamatut kirjutanud siis eelmise aasta juunikuust ja ma teadsin, et kui me hakkasime mingite teemadega juba kaugemale jõudma, siis, et ma tahan kindlasti teha sellest ka taskuhäälingut. Et need teemad, millest ma seal räägin, on teemad, millega tegelikult ma arvan peaaegu kõik inimesed mingil eluetapil puutuvad kokku. Olgu selleks siis lein või sõltuvused või aus olemine või muutused, ärevus ja nii edasi. Ja raamatusse ma saan ainult panna ühe osa, oma mõtted ja natuke seda laiendada, aga ma väga tahaks ka kuulata, mida teised inimesed arvavad. Ja ma sain aru, et kindlasti ma teen selle kohta taskuhäälingu ka. Ja siis sügisel ma juhtusin istuma Rahvaraamatu kohvikus literaat ja mõtlesin, et ma teen täna midagi teistmoodi. Et tavaliselt, kui ma üksi söömas käin, siis ikka veel vaatad telefoni natuke või on arvuti lahti, eriti kui on kiire tööaeg. Mõtlesin, et ei, et ma panen kõik seadmed kinni ja lihtsalt söön. Panin seadmed kinni, sõin ja just sellel hetkel kõndis mööda üks Rahvaraamatu inimene ja meie pilgud kohtusid, me naeratasime, teretasime. 10 minuti pärast istus ta minu lauas. ja tõesti, see oli spontaanne kohtumine ja sealt tekkis idee, et võiks ju midagi koos teha. Ja nüüd me olemegi sinna jõudnud, et nii siis minu raamat kui ka see taskuhääling on koostöös Rahvaraamatuga ja mul on väga hea meel seda koos nendega ka teha. Ja see koostöö on kindlasti pikaajalisem ja me tahaks tegelikult teha ka selliseid sündmusi, kus inimesed saavad päris elus
kokku. Nii et hoidke silmad lahti ja küll me anname teada, mis meil on tulemas. Ja millest me siin räägime? No meil on erinevad teemad, nagu ma ütlesin, millega me kõik erinevates eluetappides kokku puutume ja võib öelda, et see on suunatud võib-olla natukene rohkem naistele, aga kõik mehed on ka oodatud seda kindlasti kuulama, sest meil on siin külalistena nii mehi kui naisi. Ja me arutleme, me küsime, me jagame, me anname kindlasti ka praktilisi nõuandeid, kuidas nende teemadega tegeleda, iseennast ka toetada. Ja selleks on mul siin igas saates kambas kliiniline psühholoog Dagmar Ainsoo. Juba esimeses osas kuulete täpsemalt, kes ta on ja mis ta teeb ka. Ma usun, et kui inimesed tegelevad iseendaga, on julgemad, mis on ka selle taskuhäälingu mõte, et jagada seda julgust, olla ausad, olla haavatavad, ise rääkida nii mina kui Dagmar kui meie külalised hästi ausalt sellest, millega meie maadleme, mis on meie hirmud, mis on meie julged sammud, et siis tegelikult me saame kõik natukene mõnusamalt elada, me saame üksteist toetada ja kuidagi on natukene kergem olla. Ja muidugi me ootame ka teie panust. Mis see tähendab? Meil on tehtud selline emaili aadress nagu lasetiigertuppa@gmail.com ja pärast iga osa ootame teie mõtteid, teie maadlemisi, teie võib-olla küsimusi ka sellel teemal. Nii et kui meil tuleb piisavalt küsimusi, siis koos Dagmariga me teeme ka kindlasti mingi sellise küsimused, vastused osa, kus me siis päriselt vastame teie küsimustele, et te saaksite rohkem abi, rohkem väärtust. Aga on oodatud ka väga teie lood. Näiteks, kuidas te olete maadelnud millegiga, te olete mingeid muutusi teinud, kuidas teie tulete toime ärevusega või kuidas teie oma suhteid hoiate. Et ka need lood me tahaks saates ette lugeda, et jälle toetada teisi naisi ja teisi inimesi. Ja seega, üks asi veel, üks oluline asi, miks selline pealkiri üldse? Lase tiiger tuppa. No üks asi, mul on siin, kes vaatab videot, näeb, et mul on siin käe peal tätoveeritud tiiger, mis ma tegin seal samas Tel Avivis. Plaanisin teha hästi pisikese asja, aga tulin tagasi suure tiigriga, võib-olla sellest ma räägin ka kunagi. Aga tiiger sümboliseerib julgust, sümboliseerib vaprust ja mina arvan, et me siin maailmas võiks kõik olla natukene julgemad, mis minu jaoks jällegi võrdub ka aususega ehk natukene ausamad enda vastu. Mida me tahame, kuidas me päriselt tahame elada ja astuda neid väikseid julgeid samme. Ja selle lühikese alguse osa siis ma lõpetan mõttega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Ehk siis kuulake, mõtelge kaasa, küsige, jagage, vaadake enda sisse ja kohtume juba esimeses osas.